Halleluuja. Halleluuja. Suur rõõm on olla Tõrvas, suur rõõm on olla Tõrva Immanueli koguduses, suur rõõm on näha teid kõiki, kes te vaatate, näete meid Tõrva linnast kuni maailma äärteni. Ja täna mul on niisugune sõnum, et Jumal armastab meid ja ta on meie poolt. Aga mitte ainult. Jumal on teinud midagi erakordset. Ma tahan lugeda ühe kirjakoha, see on 2. Korintuse kiri, 2. peatükk ja salmid 12-16. Ja siin Paulus räägib. Aga kui ma tulin Troasse, tulin Kristuse evangeeliumi kuulutama ja mul avanes uks issandas. Aga siiski mu vaimus ei olnud kergendust ja ma ei leidnud oma venda Tiitust. Ma jätsin hüvasti nendega ja tulin Makedooniasse. Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna. Meie, sina ja mina, oleme Kristuse hea lõhn Jumalale, nii nende seas, kes päästetakse, kui ka nende hukka lähevad, ehk kõigile. Ühtedele küll lõhn surmast surma, teistele aga lõhn elust ellu. See on nii võrratu, kuidas Paulus räägib siin, et meie oleme Jumala hea lõhn Kristusele. Siin ta ütleb, et mul ei olnud vaimus kerge. Mul oli raske, ma pidin teid jätma, aga ikkagi. Meie oleme Kristuse hea lõhn. Vaata, siin ongi üks Jumala võlu, et see ei sõltu sinust. Sõltub temast. Ja tema on meid teinud võimelisteks. Ma loen teile kiri kolosslastele. Siin muidugi on hea küsimus ka Paulusel. 2. Korintuse 2.16 ütleb, aga kes selleks kõlbab? Kes on see hea lõhn? Kes on see, kelle läbi Jumal kõigis paigus viib oma võidukäigu avalik? Kes see on? See oledki sina ja mina. Paulus küsib, kes selleks kõlbab ja ta vastab sellele Kolossa kirjas. Kolossa kiri 1. peatükk 12 salm. Me peame tänama Isa, kes teid on teinud kõlblikuks saama osa pühadi pärandist valguse riigis. Kes on meid välja kiskunud pimeduse riigist ja asetanud oma armsa poja riiki, kelles meil on lunastus ja pattude andestus. Halleluuja. Jumal on teinud minu ja sinu kõlblikuks temale. Ja tema teeb, mitte sina. Tema teeb meie kaudu oma tunnetuse lõhna avalikuks. Kuhu ka sa ei läheks? Igal ajal, igas paigas. Kui sa vaid usud. Paulus ütleb, esimene samm, mis on vaja teha, on tänades Isa. Täna oma Jumalat, kes on teinud sind võimeliseks. Täna oma Jumal, kes on 2 kätt, 2 jala, 2 kõrva, 2 silma, juuksed ära loetud. Kõik on antud. Ta on sind oma vaimuga täitnud. Ta on sind oma sõjavarustusega varustanud. Ta on oma inglite armee sul ümber andnud. Kui sa vaid näeksid, kes su ümber on. Kui sa vaid kogeksid Jumalat, kui suur ta on. Aga tema on teinud meid kõlbavaks saama osa sellest Jumala pärandist. Ja tema teeb meie kaudu oma tunnetuse lõhna avalikuks, kuhu sa ka ei läheks. Esimene punkt. Täna oma Isa. Rohkem polegi vaja. Alusta hommikut tänuga. Veeda oma päeva tänuga. Piibel ütleb, et mängige alatasa kannelt oma südames. Kui sa veel kannelt mängi, hakka mängima. Ma mõtlesin küll, täna alustan lauluga, aga operaator ei lubanud, et see pidi kõlama liiga hästi, et olla tõsi. siis ma otsesin, me ei laula. Aga Jumal ütleb, et mängi alatasa kannelt oma südames. Halleluuja. Alatasa kiida, alatasa ülista. Alatasa. Ma näitan veel, mis Jumal on teinud. Ta on meid välja kiskunud pimeduse riigist. Ta on meid pannud oma armsa poja riiki. Aga vaata veel. Efesaste kiri 2. peatükk salmist 4. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast. Jumal nii väga meid armastas. Ta tegi sinu kõlblikuks. Ta tegi minu kõlblikuks. Ja ta jätkab oma tööd meiega, igaühega, et tema vägi saaks avalikuks.
meie tihti ei tunnegi seda. Aga kui me iga päev täname Jumalat, kui me iga päev ülistame Jumalat, kui ma oma palvekambris olen ja ma tänan teda, siis sa ei saa arugi, sa lähed kuskile poodi või kohvikusse või tuled siia ja sinu läbi saab Jumala tunnetus avalikuks. Ilma sõnadeta. Jumal ise tuleb läbi sinu ilmsiks, läbi sinu silmade, läbi sinu käitumise, läbi sinu olemuse. Jumal teeb seda, sest tema on see, kes valmistab meid. Tema on see, kes kiskus meid välja ja pani oma armsa poja riiki. Tema on see, kes tegutseb meie kaudu. Iga päev. Ja vaata, mis tahab teha Efesuste 2. Teine peatükk 6 ja 7. Ta on meid ühes Kristusega üles äratanud ja asetanud taevastesse olukordade Kristuses Jeesuses, et näidata meie läbi, et näidata tulevastel aegadel ehk meie ajal oma armu võrratut rikkust meie vastu, kes me usume. Et näidata meie kaudu oma armu võrratut rikkust. Sest, vaata salm 8, nüüd ma rahustan maha teid. Salm 8 ütleb, see ei ole teist enestest. Mitte sinu andekus, mitte sinu ilus juuksevärv, mitte sinu ilusad ripsmed, mitte sinu ilus figuur, mitte sinu andekus ega tarkus, mitte ilusad riiedega autod, vaid see on Jumala and, mis toob Jumala tunnetuse esile. See ei ole mitte teist enestest, vaid see on Jumala and, mitte tegudest, et mitte ükski ei saaks kiidelda. Sest meie oleme tema teos. Tema on teid meid kõlblikuks. Tema on meid valmistanud ja täna päevani valmistab. Ja me oleme Kristuses Jeesuses selleks valmistanud. Halleluuja. Mida siis teha, et hoida ennast selles Jumala laines? Number 1, täna Jumalat. Number 1, täna. Täna, alatasa, kõige sees, täna. Kiida, ülista. Olukord on kehv, kiida, ülista. Ei laabu asjad, kiida, ülista. Oled sügavas nii-öelda pärapõrgus, kiida, ülista. Kui sa lähed kas surmavarjuorust läbi, kiida, ülista. Esimene punkt, ära unusta Jumalat tänada. Apostel Paulus räägib kõigepealt, ma tänan. Kõigepealt, ma tänan. Kõigepealt. Ja siin ütleb ka apostel Paulus Kolossa kirjas, et tänades Isa, kes on teid meid kõlbavaks saama osa pühande päradist. Kõigepealt täna. Teine asi, ära ole üksi. Leia endale kaaskristlased ehk leia endale kogudus. Ära ole üksi. Ära jää üksi oma hädaga, ära jää üksi oma probleemiga. Leia omale koht koguduses, leia endale kaaskristlased. Esimene kirik Korinthile ütleb, et teie olete Kristuse ihu ja igaüks omas kohas tema liikmed. Ja 1. Korintuse 12:18 ütleb, aga Jumal on nüüd seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda nagu tema tahtis. Jumal päästis sind, Jumal päästis mind ja tema pani mind Kristuse ihu külge nagu tema tahtis. Ma olen tema ihu. Ma olen Jumalaga üks. Mõtelge selle peale. See ei ole mitte sinust. Sina ise sinna poleks saanud. Jeesus rääkis apostolile, mitte teie pole mind valinud, vaid mina olen teid valinud. Ja ma olen teid seadnud, et te läheksite, kannaksite palju vilja. Ja kui te palute, kõigepealt mis te teete? Meie Isa, kes sa oled taevas, olgu pühitsetud sinu nimi. Kõigepealt tuleb tänu. Kõigepealt tuleb austus. Anna lihtsalt Jumalale au, anna lihtsalt Jumalale tänu ja Jumal vormib sind, Jumal valmistab sind, Jumal korrigeerib sind, tema lõikab ära, tema paneb juurde, tema poogib, tema võtab ära, tema valmistab. See on Jumala töö. Esimene asi täna, teine asi, leia endale kogudus, leia endale kaasuslikud, ära jää üksi. Jumal on juba sind pannud Kristuse ihu külge. Ja kui sa loed seda peatükki, 1. Korintuse kiri 12 peatükk, siis sa räägib seal, et ihu on üks tervik.
Ja sa ei saa öelda mitte ühelegi liikmele oma ihu küljes, et sul pole teda vaja. Me ei saa öelda mitte ühelegi inimesele, et ta on liigne, et teda pole vaja, mitte ühelegi. Aga selleks, et see töötaks, me peame olema koos. Selleks, et Jumal saab avalikuks, me peame tulema kokku. Sellepärast selle maailma vürst teab seda. Ta teeb kõike seda, et lahutada. Ta teeb kõike seda, et meid tõmmata eraldi. Anda ka pühapäeval sulle väga huvitavaid väljasõite, väga huvitavaid töid, väga huvitavaid tegevusi, et te ainult kokku ei tuleks. Ole seal, me võime eemal ka ülistada. Me võime olla kuskil mujal ka Jumalaga koos olla. Väga kaval trikk. Et Jumal ütleb, me oleme üks. Ja tema on liitnud selle ihu üheks. Ta on iga liitme pannud sellesse ihusse, nagu tema nägi sind olevat. Tema valmistaks sind selle jaoks. Ja kui sa ei tea praegu, mis on sinu töö või ülesanne Kristuse ihus, siis kui se käite koos, kui te olete koos, kui me palume koos, siis ühel päeval apostolid koos. Nad olid üks päeva koos. Nad paastusid ja palvetasid, olid teine päev koos. Nad paastusid 3., 4., 5. ja siis tuli püha vaim. Eraldage mulle need 2. Eraldage mulle see selleks tööks. Siis tuli selgus, siis tuli valgus. Kus tuli? Nad kiitsid Jumalat koos, nad palusid Jumalat koos, nad olid koos ühes paigas ja selgus tuli. Ja täpselt sama on täna meiega. Kui sa tahad, et Jumala tahe saaks avalikuks, siis tulge. Esiteks kiitke Jumalat, teiseks olge Jumala koguduses koos. Olge üksteisega koos, paluge koos, tänage koos, kiitke koos, otsige koos, paastuge koos. Ja siis püha vaim tuleb, eraldab sikut lammastest ja valet tõdedest ja annab sulle selguse, annab sulle valguse, annab sulle suuna, annab sulle mõtte, annab sulle kaaslase, annab sulle kõik varustuse. Ja järsku sa tead, miks sa elad. Järsku sa tead, miks sa oled. Halleluuja. Kiri Efeslastele 3. peatükk ütleb, miks on kogudus tähtis. Ütleb, et kiri Efeslaste 3:10, et nüüd, täna saab Jumala mitmekülgne tarkus teatavaks koguduse kaudu. Koguduse kaudu saab Jumala tarkus teatavaks täna selles maailmas. Koguduse kaudu Jumala ilmutus saab teatavaks selles maailmas. Ja ta jätkab Efeslaste 3:14, sellepärast ma põlvitan isa ees. Palve. Esiteks kiida Jumalat. Teiseks leia endale kaasusklikud. 3. palveta. Palveta. Jumal anna meile tarkus ilmutuse vaimu. Jumal juhi meid oma tõe sisse. Jumal, me tahame sind rohkem tunda. Jumal, me tahame sind rohkem näha. Jumal, me tahame sind rohkem. Palveta. Koos teistega palveta. Salm 16, et ta teeks sind tugevaks seespidise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks sinu südames. Ja see lõpeb see palve nii hästi. Ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse. Kui me ülistame isa, kui me oleme koos, kui me koos palume, kui me tahame ise seespidi muutuda, kui me tahame, et Jumal, mitte see, mis mina tahan, vaid mis sina tahad. Kui me tahame ära Jumala armastust, siis vaata, mida Salm 20 ütleb, Efeslaste 3:20. Aga Jumalal, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui me oskame paluda või isegi mõelda. Jumal suudab palju rohkem. Kord oli Mooses Punase mere ees ja teed ei olnud. Kord oli Iisraeli rahvas kõrbes kalju ees, vett ei olnud. Kord oli Iisraeli rahvas kõrbes, süüa ei olnud. Tundus, et kõik, siia me sureme, nii öeldi ka, et siia me nüüd sureme. Aga mis Jumal tegi? Jumal tegi merre tee. Jumal andis kaljust vett. Jumal andis taevast mannat. Jumal tõi linde, Jumal tõi liha, Jumal tõi kõike. Jumal suudab palju rohkem teha, kui me suudame paluda või isegi mõelda. Aga see kõik algab sellest, et me täname teda, et me oleme koos, me palume teda, me koos otsime.
Halleluuja. Üks väga hea näide, kuidas Jumal meid hindab kui Kristuse ihuliikmeid, on see, kuidas apostel Paulus, enne veel, kui ta oli Saulus, kui ta kiusas kogudust taga. Apostlitegude raamat 9. peatükk ütleb, et Paulus sai kirjad Jeruusalemma ülempreestritelt, et ta võiks minna ja kinni võtta usul teel käijaid, olgu mehed või naised, noored või vanad. Kõik, kes ususid Kristusesse, Saulus või nad kinni võtta ja hukata. Ta tegi seda. Hiljem ta ütleb, et ta hukkas tuhandeid. Ta hukkas päris palju. Aga vaata, mida Jeesus tegi. Kui nüüd apostlitegude 9. peatükk, 2-5 salm ütleb, kui ta oli minemas Damaskusesse, välgatas äkki taevast ja ümber valgus. Ja ta kukkus maa peale maha ja ta kuulis häält. Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Ja Saul ütles talle, issand, kes sa oled? Ja tema vastas, mina olen Jeesus, keda sina taga kiusad. Paulus ajas taga ju lihtsaid naisi ja mehi ja lapsi, kes usudel käisid. Aga Kristus ütles, see olen mina. Ta oli meid liitnud ihu külge. Igaüks on Kristus ihust tema liige, kus Jumal pani. Sa oled üks Jumalaga, Jumal pani sind Jumalasse. Sa oled üks Jumalaga. Ja kui Saul kiusas taga mehi ja naisi, Jeesus ütles, miks sa mind taga kiusad? Me oleme üks Jumalaga. Tema on meid asetanud taevastesse paikadesse Kristuses Jeesuses. Tema on meid pannud Kristuse ihu külge, igaüks omas kohas tema liige. Ja kui me kiidame Jumalat, kui me ülistame teda, kui me käime koos ja koos palume, kui me oleme koguduses koos, hüüame teda, siis tema toob selguse. Mis on sinu töö, mis on sinu kutsumine, mis on sinu suund, mis on sinu koht Jumalas. Et oma tunnetuse lõhna meie kaudu avalikuks tuua. Siis ma kordan veel seda tänase teema pealkirja, et meie oleme Kristuse hea lõhn selles maailmas, igas paigas, kus me käime, kui me vaid usume temasse. Esimene kiri Korintlastele 6. peatükk. Mis on vaja teha nüüd? Mis on vaja tegema hakata? Kui sa tunned, et sa pole veel Kristuse hea lõhn. Et kes siis kõlbab selleks, nagu Paulus küsib Korintuse kirjas? Esimene kiri Korintlastele 6 ütleb, aga kes hoiab issanda poole, on üks vaim temaga. Kui sa hoiad Jumala poole, kui sa tahad olla koos temaga, siis ta jätkab põgeneda kõlvatusest. Mis tahes patt, mida iganes teeb väljaspool ihu. Ja salm 19, või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ning teie ei ole enam iseenese päralt. Jumal on meid ära ostnud sellest maailmast. Ta on meid asetanud taevastesse paikadesse Kristuses. Ja me lähtume sealt. Meie kodu on seal, taevas. Ja siin maa peal Jumal tahab meie kaudu oma tunnetuse lõhna avalikuks teha. Ja selleks Jumal ütlebki, tehke need sammud. Esiteks, alati kiida Jumalat. Teiseks, ole koguduses kaasusklikega. Kolmandaks, paluge koos Jumala käest tarkus, ilmutuse vaimu. Neljandaks, hoia alati issanda poole ja sa saad ükeks vaimuks temaga. Hoia alati tema poole. Jumal, ma igatsen sind. Jumal, ma vajan sind. Kas või hommikust õhtuni, olgu see palve sinu suus. Jumal, sina, ainult sina. Ma ei taha midagi muud, ma tahan sind. Jumal, tule mulle appi minu tegemistes. Jumal, õnnista mind. Ja siin ta ütleb, 1. Korintuse 6:20, te olete kallilt ostetud, austage Jumalat oma ihus. Austage Jumalat oma ihus, ehk maapealse elu ajal austage Jumalat. Meie elu peab algama Jumala tänuga ja lõppema Jumala tänuga. Kõiges olgu Jumala tänu. Nii kui meie isa palve hakkab, isa, su nimi olgu pühitsetud ja lõppeb, sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti.
Meie palve hakkab ja lõpeb ülistusega. Ja meie elu peaks algama lõppema ülistusega. Ja sinna vahele mahuvad kogudus, sinna vahele mahuvad palve, sinna vahele mahub igatsus Jumala järgi, sinna vahele mahub ühistegevused koguduses. Sinna vahele mahub kõik see, aga see algab ja lõpeb Jumala tänuga. Kogudus on nii võimas asi. Kui Peetrus sai ilmutuse sellest, et Jeesus on Kristus, ütles Jeesus talle Matteuse 16, et vot sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Ja põrguvalla väravad ei võida seda ära. Mitte miski ei saa sellest jagu. Kogudust on püüdud hävitada sajandite läbi. Alles hiljuti, see oli eelmine sajand, oli vist Hruštšov see, kes ütles, et 20 aasta pärast kogudust enam ei ole. Hoopis Hruštšov sai otsa ja kommunism sai otsa, aga kogudus ikka püsib. Nii et see on, mida Jumal ehitab, seda ei ehita inimesed, seda ehita mina. Mina olen Jumala kaastööline, aga Jeesus ütles, mina ehitan koguduse ja põrguvalla väravad ei saa sellest jagu. Ja kui me oleme Kristuses, ta ütles Peetrusele, ma annan sulle taevariigi võtmed, mis sa iganes seod maa peal, on ka taevas seotud, mis sa iganes lahti päästad maa peal, on ka taevas lahti päästetud. Ta annab meile sellise meelevalla. Ta annab meile sellise õnnistuse. Saulus püüdis sellele vastu võidelda ja tuli valgus taevast. Ja suur Saulus, arvastan suur Saulus, ta oli suur inimlikus mõttes, ta oli väga õppinud ja väga aktiivne ja väga tark, väga kõrge IQ-ga. Aga siis tuli üks valgus taevast ja kõik tema IQ, kõik tema haridus, kõik tema oskus, kõik see langes põrmu. Ja Jumal tahab, et meie oleksime Kristuses, et tema tahe võiks sündida, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Mitte meie, vaid tema tahe. Ja see sama Peetrus ütleb, 1. Peetruse kiri 2. peatükk, ütleb meile, et pange siis nüüd maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Ja nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget täispiima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete saanud tunda, et issand on helde. Tulge elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, aga Jumala silmis on ta valitud ja hinnaline. Ja laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulikku ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Kristuse kaudu. Sellepärast seisab pühakirjas, et näe, ma panen Sionisse kivi, valitud hinnalise nurgakivi, kes temasse usub, ei jää iial häbisse. Iial ei jää häbisse, kes temasse usub. Aga Jumal ütleb, tulge elava kivi juurde. Igatsege seda vaimulikku täispiima, nagu väiksed lapsed. Väike laps, kui tahab süüa, siis ta selle saab, sest ta ennem ei jää vait, kui ta saab. Ja meie ei tohi ka ennem vait jääda, kui me oleme saanud Jumala tahte teada. Ma ei lähe ära, Jumal. Ma vajan teada sinu tahet, aga me loobume nii ruttu. Kui Jumal meile ei vasta 2 tunni pärast, siis meil on aega rohkem. Nagu täna me käisime söömas ja ma ei saanudki süüa. Ma pidin ära tulema. Ma pidin ära minema. Ei olnud aega rohkem. Jäingi ilma söögist. Ja tihti on Jumalaga samamoodi, et meil pole aega ja me jäämegi ilma. Võib-olla hea tellimus sees. Mul oli hea tellimus sees. Ma tellisin lõhepitsa. Väga hea tellimus oli. Aga mul polnud aega ja ma jäin sellest ilma. Muidugi mul on kallis abikaasa siin, tõi mulle kaasa selle, aga head naised ikka olemas on, meid toetavad ja tõi mulle kaasa, aga see on väga hea näide, et kui me ei ole kannatlikud, siis me jääme sellest Jumala parimast ilma. Me ei saa kätte. Kui me palume tunnike, palume 2, palume päeva võib-olla, siis me lähme ära. Me loobume. Aga Jumal ütleb, et igatsege nagu vastsündinud lapsed. Ja teine asi, laske ennast ehitada. Laske ennast valmistada. Olge valmis korrigeeringud, olge valmis paranduteks. Kui Jumal suunab, õpetab, siis
ära pane plokki ette. Ära pane plokki ette. Mul on tütar õpib siiamaani või treenib poksimist ja mingi alale veel, ma ei tea, ma ei oska öelda, Tšink-Van-Tu või Tank-Van-Tu, mis ta oli, midagi veel teeb. Ja seal on see kaitse, et ta peab kaitsma. Ja kui tuleb kaitse, siis löök ei lähe läbi, kui oskad ennast kaitsta õigel ajal. Aga Jumalaga me ei pea ennast kaitsma. Jumalaga me peame oma kaitse maha panema. Me peame oma kilbid võtma tigeda tuliste noolte vastu, aga mitte Jumala ilmutuste vastu. Aga tihti me just seisame Jumala ilmutuste vastu, aga ma tean juba. Seda ma tean juba. Kui sa niimoodi ütled, siis on sul tõke Jumala ilmutuse vastu. Kui keegi loeb Jumala sõna sulle, ütled, ma tean seda juba, siis on märk sellest, et sa ei tea seda. See on see kilp Jumala ilmutuse vastu. Sest Jumal tahab, et me selles samas sõnas kaevuksime sügavamale. Kaevuksime sisse ja veel kord sisse ja veel kord sisse. Sa võid võtta selle ühe peatüki, mis sul on peas. Kui sa seda täna loe seda värskelt ja sa näed midagi hoopis uut seal. Kui sa ütled, aga ma tean seda juba, siis sa lõikad ära Jumala ilmutuse. Jääd sellest ise ilma. Ära kunagi tule kogudusse, et ma tean juba kõike. Vaid tule siia ootama Jumala ilmutust, tule siia ootama Jumala tarkust, tule siia ootama Jumala õpetust. Siis Jumal annab selle sulle. Halleluuja. Miks veel on kogudusse hea tulla? Jumal ütleb, et Jumal on kogudusse pannud ametid meid valmistama. Me kõik oleme siin üksteise jaoks, et meid valmistada. Jumala koguduses tasub käia. See on koht, mida põrguvala väravad ära ei võida. Jumal on juba sind pannud Kristuse ihusse ja koguduses tuleb see amet ilmsiks, kes sa oled temas. Kui sa oled siin püsiv käija, kui sa oled siin püsiv otsija, siis koguduses tuleb Jumala tarkus avalikuks, ütleb Jumala sõna. Halleluuja. Kiri Efeslastele 4. peatükk ütleb, et temas on kogu ihu kokku liidetud. Ja nüüd kuula. Ja hoitakse koos kõigi üksteist toetavate liikmete abil. Sel viisil, kui me toetame üksteist. Sel viisil, kui me käime koguduses koos ja toetame üksteist. Sel viisil, ütleb Pühakiri salm 16, saab ihu kasvu jõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Sel viisil, kui me käime koos, kui me toetame üksteist, sel viisil me saame kasvu jõu. Aga kui igaüks on omal aiamaal, igaüks teeb oma asja, siis närbub tema ja närbuvad teised. Aga kui me oleme koos, ja Jumal ütleb, et üksteist toetavate liikmete abil, nagu on iga üksik liikme ülesanne, sel viisil saab ihu kogudus kasvu jõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Me vajame ülesehitust. Me vajame seda tuge. Me vajame seda kinnitust. Ja selleks Jumal ütlebki, ma olen teile andnud teada kõik. Ma olen nimetanud teid oma sõpradeks. Ma pole mitte midagi varjanud teie eest. Tule, esimene punkt, kiida Jumalat. Teine punkt, leia kaasusklikud. 3. punkt, palvetage koos, olge koos. Hoia issanda poole. Igatse nagu väike laps seda vaimset täis piima. Laske ennast korrigeerida, laske ennast suunata. Kogudus on see koht, kus me saame selle kasvu jõu, kui me hakkame üksteist toetama ja aitama. Ja kallid, ma tahan teie koos palvetada, et me saaksime kõik selle usu värskuse, et me saaksime selle usu innukuse, et keegi meist ei oleks, nagu Piibel ütleb, kõrvale uhutud selle tee pealt, vaid et me võiks nagu Paulus öelda, ma olen usu säilitanud, nüüd on mulle pärg tallele pandud, mitte ainult mulle, vaid kõigile, kes armastavad issandat Jeesus Kristust. Ei ole mitte midagi paremat, kui sa leiad oma kutsumise
ja oma elu Jumalas. Peetrus räägib, tehke kindlaks oma kutsumine ja valik, siis te ei komista mitte iialgi. Võrratu tõotus. Aga praegu me käime ja koperdame ja komistame ja jälle tõuseme ja langeme. Aga Jumal ütleb, et tehke Jumalas kindlaks oma kutsumine ja valik, siis te ei komista iialgi. Ei ole parimat kohta kui olla Jumalas. Ei ole parimat kohta kui olla temas. Ja ma tahan paluda koos teiega, kes olete siin ja kes meid vaatavad neti vahendusel, ma tahan paluda, et me leiaksime oma kutsumise Jumalas. Et meil oleks see tarkus kiita Jumalat kogu aeg oma südames. Mängi alatasa kannelt all oma südame sees. Kogu aeg kiida ja hoia issanda poole. Ja palume ka, et see igatsus ei kaoks ära Jumala järgi. Et me saaks kätte selle esimese armastuse, mis me Jumalas oli. Siis ei peata meid müürid, ei peata meid kraavid, siis me läheme ja evangeelium jõuab maailma äärteni. Halleluuja. Aga palume. Kallis Jumal, me täname sind, et sina armastad meid väga. Kallis Jumal, õnnista meid igat ühte ja aita, et ei kaoks ära see igatsus sinu järgi. Et me igatseks nagu väiksed lapsed sinu täis piima. Et me saaksime kätte oma kutsumise sinus. Et me võiksime julgelt evangeeliumi kuulutada Tõrvas, Eestis ja maailma äärteni. Et Jeesus Kristuse hea lõhn saaks avalikuks kõigis paigus, kuhu me läheme. Õnnista Jumal meid ja aita meil saada kätte sind. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Jumal väga õnnistagu teid ja hoidku ja laske oma pale paista teie üle. Amen. Aga õnnistus teile. Teie olete see Kristuse hea lõhn. Amen. Maailm näeb ja tahab seda. Ja kui ta siis tuleb küsima teilt asetseva lootuse kohta tunnistust, siis andke. Jeesus on see, kes elab. Jeesus on see, kes päästab. Jeesus on see. Halleluuja. Jumal ütleb, et andke tunnistus, kui nad küsivad teis asetseva lootuse kohta. Vaat kui sul on Jumalaga osadus ja suhe, see paistab välja. See ongi see hea lõhn, mis levib. Amen. Halleluuja.